Anglio, täna on taas sõidupäev, selle valge ilusa rongiga tulin. Ja siin on ümberistumine mul bussile. Bussist tuli siuke unekas peale, et vaata, et saad õiguspeatuses maha. Ühesõnaga, see on nüüd koht, asula, mida mina ka loeksin kui Sheng-Sheng, aga nad ise hääldavad seda kuidagi Saad-Seng või midagi sellist. Ühesõnaga sõitsin Taiwani siia lõunapoolsesse otsa. Ja seal bussipeatuses keegi proua Kaohsiungist ka ootas minuga bussi. Ja siis, et mida sa teed sealt Saad-Sengis, et kas lähed templit vaatama või? No tegelikult hotelli tulin siia. Eks homme näen, kuhu lähen. Aga templit võiks ka vaadata siis. Tempel on ees ja seal mingi hirmus müra vahepeal tuli sealt poolt ja mingisugune suitsevärk ja mingisugune suur tähistamine või asi seal käib, et kui üritas tasub täitsa vaatama minna. Näiks see mingi tseremoonia olema. Ei tea, mis seal suitseb. Väga lähedale vist ise minna. Muidu see on selle Pintungi lõunapoolseima maakonna suurim tempel. Või siin hoopis äkki midagi protestitakse või? Inimesed ikka lähevad siit mööda templit ka vaatama. Kell sai 12 keskpäevad, mingid päu. Kellad löövad. Suits ja ilmus müda jäi vähemaks, sain siia templit vaatama tulla. Ma ei tea, äkki on mingi tähistamine või ikkagist või? Ei oska arvata, ilmus palju rahvast on tavaliselt templites, nii palju rahvast ei ole. Ja siis nüüd näeb, kuidas nännipakid saabuvad. Vahepeal plats on punastest lilleritest praktiliselt puhtaks pühitud ja siin seatakse midagi valmis. Ševina ei otsis veebist ja ei leidnud midagi, et täna mingi erisündmus siin oleks. Ütles, et lihtsalt piirkonna suurim tempel ja sellepärast ilmselt on pisi. Aga no mulle paistis küll nagu midagi veel oli. No ühesõnaga need nännipakid, mis tulid, jõudsid nüüd siia nännilauale nännidena või jõuavad. Ja see nännilaud on suur. Vaatan natuke veel seda uhket templit, siis Maajumala tempel olevat, et see on siis Maajumal. Mõistab, et siia kummaldama saab tasuta tulla ja seda pealava siin vaadata. Aga sealt kuskil läheb mingi järjekood kusagile mujale ka, et sealt on vist tasuta või tasulised atraktsioonid ka tulemas. Ja. Muidu tempel nagu tempel ikka suur ja võimas, aga igavesti uhke. Siia ahju tuuakse siis need kummaldamise pulgad suitsema. Templi tagaotse on suur turg käimas.
mõtlen, et täna on laupäev, et äkki laupäevase päeva puhul, laupäev kell 12, siis võib-olla iga laupäev toimub mingi siuke suur asi siin. Jah, oli see jälle see elamus. Aga ma sõitsin siis täna lõuna poole Kaohsiungist maakonda nimega Bingtung ja see on kõige lõunapoolsem siin Taiwani saarel ja linnalisest asulast otse maale, et siin kogu selles maakonnas elab umbes 800 000 inimest ja nendest 200 000 on koondunud keskusse Bingtungi linnalisse asulasse. Nii et peaks olema hulka vaiksem ja rahulikum üldiselt, kui see suur templil välja arvata, see tuli mul ikka täiesti ootamatusena. Et jah, vaiksemad astumised ja põhiliselt käivad siin Taiwani inimesed puhkamas, et see on nagu Taiwani kuurort või täpsemini hästi populaarne oli see 2000-ndatel ja 2010-ndate alguses, aga pärast seda tekkisid odavad lennupiletid Jaapanisse ja väidetavalt Taipeist Jaapanisse olevat odavam lennata, kui ennast manööverdada Taipeist siia saade lõuna otsa. Nii et nüüd selle paiga nagu see puhkuse atraktiivsuse kohane on vähenenud, et inimesed käivad pigem puhkumasse Jaapanis. Ja vanasti päris siin saade otsas Kentungis, et siin see olevat siin olnud mingisugune suur aprilli pikk nädalavahetus ja suur rock-kontserdid ja värgid. Et see oli ka rahvast muidugi kõvasti meenutanud või kõvasti meenutanud. Ühesõnaga, siis nad sellepärast olid ka tulnud, aga rock ei ole enam nii populaarne väidetavalt, et see festival lõpetati ära. Et siis peaks nagu vaiksem olema. Aga oleks ma teinud natukene võib-olla rohkem taustatööd, siis ma oleks äkki sinna Kentingisse alla lõuna poole rohkem välja sõitnud. Aga ma mõtlesin, et ma tulen siia, et siin on lahedal mingid kuumaveeallikad. Ma pärast guugeldasin, et okei, et see kuumaveeallikate koht võib-olla päris nii äge ei ole, et natukene liiga kuidagi lapsik nagu kujud ja värgid ja turistikas. Et võib-olla ma ikkagist üritan sinna Kentingi rahvusparki homme minna. Siin nagu seda mägisemat piirkonda näha. Aga vaatab, et teisest küljest lubatakse jälle ilusat vihma, et vaatab, et variante on palju, et siin võib ka tubasemaid üritusi teha. Saatsengi rand, ma ikka tahan öelda, et Sheng kõlab nagu minu arvates paremini. Ühesõnaga Saatsengi rand, et see täitsa liivarand. Et siin nii lõuna otsast troopikas aastaringselt vesi pidavat nii soe olema, et saab ujuda. Kus see ujumine lubatud on, et kõik rannad siin ei ole ujumisrannad. Et rangelt väidetavalt ei kontrollita, aga igal pool nagu ujuda põhimõtteliselt ei tohiks. Kui see on Golden Beach ja Kuline rand, nagu ta kirjade järgi on, siis ma ütleks, et Taiwan ei ole just see randade sihtkoht, randapuhkajate sihtkoht. Suhteliselt nagu tagasi õiglik ja ühtegi ujujat pole ja punane lipp lehvib. See paik on siin Google Mapsi kirjade järgi Haikou Desert, Haikou kõrb. No palju siin kõrbes just liiva ei ole. Vesi on tõepoolest soe ja soolane. Haikou kalasadam ja seal paistab mingi hirmus suur eluka tagumik. Et peaks olema kunstimuuseum. Ongi kunstimuuseum. Huvitav siuke kunst. Suured elukad. No jällegi see Taiwani mängulisus. Sellised fun asjad. Kui elu tõsine, siis kunst peab naljakas olema. No siin saab selle suure elukaga
tõtt vaadata ja siis fotosid teha. Paistab olema üsna populaarne atraktsioon, nii et järjekord kohe. See on täis puhutav siuke õhku täis. Vaata ka korra siis elukaga tõtt. Siuke suur tegelane. Elukaga võib vaadata tõtt, aga võib ka seista tema saba all. Siit on näha, kuidas talle õhku sisse puhutakse. Paistab, et taas sain vihmast pakku. Siuke vahelduseks suur mõnus hele ruum. Ja paistab, et rõdu ja väljas on bassein ka.